Juba sünnitusmajas võib lapsele arvutamise eeloskusi õpetada. Paljudes kultuurides mängitakse imikuga vahvaid mänge, mis aitavad kaasa arvumõiste kujunemisele. Esmalt tuleb õppida esemeid üksteisest eraldama neile osutamise teel. Eesti lapsevanemad näiteks puudutavad eraldi lapse varbaid, nimetades neid hernesteks või uaks. Ernes, 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 upa. Ka sõrmedele võib anda rahvapäraseid nimetusi, neid eraldi puudutades. Täitapp, kotinõel, pikk Peter, nimeta Mats, väike Ats. Samuti meeldib kõigile lastele, kui nende sõrmi puudutades loendatakse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sõrme. Raamatuid koos lapsega vaadates osundage koos lapse sõrmega pildil olevatele esemetele või elusolenditele. Igale esemele või olendile osutage üks kord ning ärge jätke kedagi vahele. Koer, kass. Kass, koer. Kass, koer. Kui eelnevad tegevused on selged, võiks hakata koos lapsega loendama. Loendamine ja lugemine on 2 erinevat mõistet. Loendamise tulemuseks on arv. Lugemise tulemusel saame kokku sõna või lause. Loendamiseks sobivad esialgu käega katsutavad esemed. Laps õpib igale esemele osutama ainult üks kord, nii et ühtegi eset vahele ei jääks ning ütlema arvud järjestikku. Esialgu on lihtsam loendada, kui esemed on rivis. 1, 2, 3. Viimast arvu tuleks öelda valjult ning siis üle korrata, kui palju loendatavad esemeid kokku oli. Viimane auto ei ole mitte 3, vaid kogu hulk on kokku 3. 3 autot. Selle mõistmiseks võiks samu esemeid loendada ka teises järjekorras. 1, 2, 3. Kokku on ikka 3 autot. 1 päike. 1, 2. 2 lille. 1, 2, 3, 4. 4 legomehikest, mitte viimane legomehik ei ole 4, vaid kogu hulk on 4. Lastele meeldib kõige rohkem loendada ise tehtud nööbitahvli nööpe. See näitab, kui oluline on loendamisel esemete kompimine. Väga hea on loendamist harjutada trepist üles minnes. 10 trepiastet. Alla tulles nimetage arvud kahanevas järjekorras. See ei ole loendamine, aga aitab hiljem lapsel paremini lahutamistehteid teha. Vahepeal võib kontrollida, kas lapsel on loendamine juba selge. Kummas reas on rohkem pliiatseid. Kui vastus on vale, siis harjutage veel loendamist ning seletage, et loendamise tulemus ei sõltu esemete suurusest või omavahelisest kaugusest. Loendamist alustatakse alati arvsõnaga 1. Ühtegi arvsõna vahele ei jäeta või korrata. Ühtegi eset vahele ei jäeta või osutata sellele mitu korda. Viimasena öeldud arvsõna tähistab kogu hulka, mitte konkreetset eset. Sammuge edasi vaid siis, kui eelnev on selge. Seda tehakse alguses esemetega ja matemaatilise jutukesena. Siin on 3 bussi. 2 sõidab ära. Kui palju järgi häi? 3 miinus 2 on 1. Meil on täna lasteaias 3 poissi ja 2 tüdrukut. Mitu last kokku on? 3 pluss 2 on 5. Siis, kui laps hakkab hulki kokku loendama, on tal alguses vaja tükk aega esimene hulk uuesti üle loendada. 1, 2, 3, 3 lille, pluss 1, 2, 2 lille, võrdub 1, 2, 3, 4, 5, 5 lille.
Kui tundub, et laps on suuteline juba eelnevalt loendatud hulgale juurde loendama teise liidetava hulga, siis suunake teda seda tegema. Kõige parem on seda teha 5 juurde liites, kasutades arvutamiseks sõrmi. Arvutama õppivad lapsed reeglina teavad, mitu sõrme ühel käel on ning nad nõustuvad, et neid ei pea pidevalt üle loendama. 5 + 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10 võrdub 10. Nüüd meesterdage numbririda, mille saab abiks võtta liitmisel ja lahutamisel. Osutage numbrireal esimesele liidetavale ning loendage sealt teise liidetava jagu numbreid edasi. 3 + 4. Esimene on 3. 1, 2, 3, 4. Vastus on 7. Lahutamisel liikuge teises suunas. 5 - 3. 5-st loendame alla 3. 1, 2, 3. Vastus on 2. Harjutamiseks sobivad ka mitmesugused lauamängud. Tsirkus, suusatamas. Kui see tegevus on selge, siis õpetage lapsele esimest liidetavat meelde jätma ning mõttes või esemete abiga vajalik hulk juurde loendama. 3 + 4. 3 jätan meelde. 4, 5, 6, 7. Vastus on 7. Näidake lapsele, et karbis on 5 pliiatsit. Keerake nüüd karp nii, et laps ei näeks neid ning andke talle sealt 2 pliiatsit. Küsige nüüd, mitu pliiatsit jäi karpi. Kui vastus on õige, sammuge aga edasi. Õpetage lapsele 100-ni loendamist. 100-jalgne on selleks hea õppematerjal. Suurte arvudega on ägedam arvutada. Tehke koos lapsega ühelised, milleks võtke 10 väikest paberist ruutu ning joonistage peale mõni kujund. Tehke 10 kümnelist riba. Tehke 10 100-list lehte. Alustage liitmist ühelistest. Liitmisel tuleb 10 ühelist vahetada 1 kümnelise vastu. Lahutamisel tehke vajadusel vastupidi, sarnaselt toimige kümnelistega. Näiteks liitke 123-le 321. Lõpuks loendage kokku 100-lised, kümnelised ja ühelised. Harjutage kujunditega kaarte asendama numbrikaartidega. 4 100-list on 400. 4 kümnelist on 40. 4 ühelist on 4. Nüüd on suurte arvudega arvutamine selge. Otsige veel välja mõni kasutuna seisma jäänud arvelaud ning õpetage lapsele ka seda arvutamiseks kasutama. Nii õpivad lasteaias 100-jalgne lapsed arvutama. Nii saab ka lapsevanem oma last õpetada või jälgida tema samme arvutamisoskuse omandamisel.